Tere õhtust, head vaatajad! Eesti Televisioon alustab traditsioonilise suure poliitikadebatiga ja järgmise tunni jooksul räägime siin esimeses stuudios poliitilisest tormist Tallinnas ning suurest rahast. Keskerakonna võim Tallinnas kukkus, aga rasked läbirääkimised seisavad veel ees. Mis pealinnas muutub ja kuidas läheb riigieelarve augu lappimine? Esimene stuudio alustab. Täna õhtul esindab Reformierakonda Jürgen Ligi, tere õhtust! Tere! Sotsiaaldemokraatlikku erakonda esindab Tanel Kiik, tere õhtust! Terist! Ja Eesti 200 Marek Reinaas, tere õhtust! Tere õhtust! Ja erakonnast Isamaa on kohal Urve Paris Palo. Tere õhtust! EKRE-st Mart Helme. Tere! Ja Keskerakonnast Andrei Korobeinik. Tere! Ja head vaatajad, täna õhtul soovitame kindlasti vaadata ka tähelepanelikult nimetiitreid, sellepärast et siin peegelduvad siin viimase aja poliitikamaastiku vangerdused. Aga mis me siin pikalt sissejuhatusi teeme, Andrei Korobeinik? Keskerakond kukutati siis eile Tallinnast võimult ja juba prognoositakse ka sellega Keskerakonna lõppu ja hingekella. Kui suur alus sellel on? Ja, Keskerakonna lõppu prognoositakse juba viimased, ma arvan, 10-15 aastat. Ja eks tulevik näitab, et siiamaani need prognoosid väga edukad ei olnud. Mis puudub Tallinnas, siis Reformierakond tahab teha seda sama, mida ta riigis tegi, hävitada majandust, tühistada ühistranspordit, võtta raha pensionäridelt ära, sotsiaaldemokraatide abil ja Keskerakond loomulikult üritab seda takistada ja kas see õnnestub praegu või siis järgmistel kohalikel valimistel. Tanel Kiik, kas teie südames rõõmustab praegu värske sotsiaaldemokraat või on teil ikkagi Keskerakonnast väga kahju? No ma arvan, et Keskerakonna saatus on selle tänast juhtide kätes ja see on nende teha. Et see pole täna enam minu roll ega vastutus. Töötan täna sotsiaaldemokraatliku erakonna heaks esimehena. Mis puudutab Tallinna võimupööret, siis ma arvan, et siin on kindlasti palju positiivseid perspektiive. Ehk et alati on võimalik uutel tulijatel värske pilguga peale vaadata. Loomulikult sotsiaaldemokraadid seisavad ka oluliste algatust, mis on seni tehtud. Näiteks tasuta transport peab meie nagu säilima. Kindlasti peab edasi minna liinivõrkude korrastamisega. Oluline on eakate toetamine, tervishoiuteenuste kättesaadavus, kahtlemata ka ruumiplaneerimisega seotud teemad. Nii et kindlasti mingit sellist asja, et nüüd tõmbame kõik maha, mis on enne olnud ja hakkame nullist pihta, seda ei tule. No, Jürgen Ligi, loe, mis pidi tahad. Üks koalitsiooni võti on hetkel Igor Gräzini kätes. Et kui teie teha oleks, võtaks teda aplausi saatel erakonda tagasi? Aplausi saatel ei juhtu küll sellist asja, aga ega me ei keela enamasti kellelgi astuda, et ma ei oska öelda. See ei puutu mu meelest teemasse. Teemasse puutub see, mis saab Vene maailmast Eesti poliitikasse. See, mida Keskerakond on Tallinnas ehitanud, on kahtlemata Vene maailm ja seda näitas ka see umbusalduse avaldus, sest et tegelikult sellistel asjaludel, selliste kohtumaterjalide puhul, nende avalikustamise puhul astub Eesti poliitik tagasi. Aga see, mis seal volikogus oli ju lihtsalt teiste tänitamine, süüdistamine, pärast nagu oli aru saada umbusaldajate ähvardamine, et inimesed ei saa aru, mida nad teevad. Aga noh, seal eelnes muidugi on eelnenud, ütleme, aastakümneid väga koledaid asju Eesti pealinna kohta, et alates siis allilma sidemetest ja Putini laagrist, igasugu Vene kultuuri ja ärikeskuse ehitamisest ja loomulikult Vene kooli eelistamisest. Aitäh siis seotuseks. Andrei Korobeinik, teeme nii, et teeme avaringi ära, siis tuleme kohe selle teema repliikide juurde tagasi. Mart Helme, EKRE-st toetas vaid üks saadik Mihhail Kõlvarti umbusaldamist ja ka tema astus erakonnast välja. Kas siis Jevgeni Ossinovski ei ole parem linnapea kui Mihhail Kõlvart? Ei, kindlasti ei ole. No see, mida me hakkame nägema, on nüüd pöörane, täiesti pöörane rohepunane pööre. Tallinna liikluse täielik sulgemine ja mingite jalakäija teede tegemine, jalgrattateede tegemine, kus ööpäeva jooksul sõidab võib-olla 2-3 jalgratturit ja selle asemel, et hoida linn lahti ka autoliiklusele, ühistranspordile ja nii edasi, et see, mis nüüd toimuma hakkab, on lihtsalt pöörane. See on ideoloogiline pöörasus ja seda ei saagi teisiti nimetada. Just kõik, mida nad räägivad. Ma muidugi Jürgeline ütlen siin, et no see, mis riigis on juhtunud, on ka ikka palju pööraseid asju juhtunud. Alates sellest, et peaministri abikaasa
kaasa ajab Venemaaga äri sõja ajal ja lõpetades sellega, kuidas siin võetakse praegu prokuratuuri kontrolli alla ja tehakse igasuguseid muid asju. Need pööraseid asju juhtub kogu aeg. Ei ole niimoodi, et see on ainult Tallinnas juhtunud. Riigis juhtub ka, ma ei kaitse Keskerakonda. Mis puudutab nüüd sellesse, et üks meie liige ei olnud nii-öelda fraktsiooni distsipliiniga kaasas, siis eelnevalt oli ta lubanud seda teha. Kui ta seda ei teinud, siis Martin helistas talle ja ütles, et nüüd on 2 valikut, kas me arvame su erakonnast välja või sa lahkud ise, sest nii ei ole võimalik, et igaüks teeb, mida tahab. Nii ei ole võimalik. No kui igaüks teeb, mida tahab, siis on kaos. Selge. Aga siis olgu ka Urmas Espenbergi nimi Esimeses stuudios esimest korda mainitud. Urve Maripalo, teie kauaaegne kodupartei sotsid leidsid pealinnas siiski 12. tunnil otsustusõiguse üles. Ei ole mõelnud, et järsku te läksite ikkagi valesse erakonda? 5 aastat olen poliitikast eemal olnud ja erakondlikust poliitikast kodanikuna muidugi jälginud, nii et mul oli jahtumisaega, naljaga pooleks võin öelda, et Marek on küll uus poliitikas, seetõttu ma ei oska midagi öelda. Tanel on mulle alati meeldinud, aga 5 aastat on nii hästi mõjunud, isegi Jürgen hakkab mulle meeldima. Aitäh. Vaat see on muutus. Ja see on väga suur muutus, nii et mina ei ole kunagi valinud erakonda selle järgi, et kus on magusam pala. Kunagi sotsiaaldemokraatidesse ma astusin siis, kui nende reiting oli seal 5-6% juures, arvati, et ületa künnist ja Isamaaga liitusin ma sügisel samuti siis, kui sellist tõusu või sellist populaarsust veel ei olnud, nii et ma olen maailmavaateliselt erakonnas ja tunnen ennast väga hästi. Marek Reinaas, Eesti 200 juht Margus Tsahkna peab vajalikuks Tallinnas 0 eelarve koostamist. Kas pealinnas inimeste jaoks midagi pakilisemat ei oleks vaja ära teha? Vastupidi, ma arvan, et revision Tallinnas on üks kõige pakilisemaid asju, mida tuleb selles linnas ära teha, sellepärast et need 18 aastat ei ole möödunud ilma selleta, et Tallinna linna eelarvesse on jätnud Keskerakond oma sügava, põhjaliku ja ilmselt päris lopsaka jälje ja revision tuleb teha, tuleb uurida, kuhu maksumaksja raha läheb, kes neid otsuseid teeb, mis sellega pihta hakatakse ja peamine küsimus, mis kasu linnaelanik sellest saab. Ja kui see revision on tehtud, siis pärast seda on loomulikult võimalik ka võtta vastu järgmise aasta eelarve, mis loodetavasti on Keskerakonna vaba eelarve. No Andrei Korobeinik, miks see ikkagi niimoodi on, et räägitakse mitte lihtsalt võimuvahetusest, vaid sellest, et Keskerakonna toiduahel saab läbi hammustatud ja seal on kasutatud ka kuni vabastamiseni välja kujundada, me ärme neid kasutame. See retoorika on tõepoolest väga muljet avaldav. See, mis on saanud riigieelarvest peale seda, kui Eesti 200 on sinna sisse vaadanud, me teame kõik, et loodame, et Tallinna eelarvega ei juhtu sellist asja. Et nüüd Jürgeni topeltstandardid on tõepoolest päris huvitavad, et ma tuletan meelde, et Reformierakond on teinud Keskerakonnaga koalitsiooni Toompeal kohe siis, kui tuli Porto Franco süüdistus. Siis oli see väga okei. Nüüd on probleem. Sotsiaaldemokraadid tõepoolest, Tanel Kiik oli toona Keskerakonna aseesimees ja nüüd ta kirjutas alla umbusaldusavaldusele. Keda sa umbusaldad, Tanel, kui avaldus pole? Ei kirjutanud alla alustuseks. Tohib vastata või? Aga palun. Ja, et esiteks erakonna aseesimees sel ajal, kui need kahtlustused aset leidsid ja need teod aset leidsid, ma ei olnud, nii et selle fakti täpsustuse võiks ka teha. Aga see ei puuda asjaolu, et kui lugedes seda kohtutoimikut, ringkonnakohtu otsust 40 lehel üle 130 korra viidatud Mihhail Kõlvartile, tänase linnapeale ja minu nime seal ei ole, sest mul sellega seotust ei ole. Nii et soovitan tutvuda selle tekstiga ja natukene võib-olla mõelda ja rahulikult hinnata, et kas on ikkagi nii alusetud umbusalduse avaldamine või mitte. Ja üldse vaadates seda Keskerakonna niisugust retoorikat, sa räägid, et teiste retoorika on pöörane, vaatan avalduse niisugune tunne, nagu kuskil halba mafia filmi oleks sattunud, et kõik reeturid saatakse kätte ja kõiki ootab oma palk ja ausalt öeldes ei tea, kas nagu nutta või naerda, aga ma ausalt öeldes eelnanuks natuke sellist või aga küpsemat suhtumist. Ja, aitäh. Jürgen Ligi, no kuidas siis oli nii, et Toompeal kõlbas Reformierakonnal Keskerakonnaga koos võimuliidus olla, aga nüüd pealinnas nagu ei sobi? See kord sama, mida Tanel ütles, ega tol hetkel ei olnud teada need kohtumaterjalid. See, et kuidas partei liini pidi
lepiti siis sponsoriga kokku, mida Tallinna linn peab tegema. Sellised asjad olid tookord teadmata. Küll aga Porto Francot kui siis riigi toetuse saanud projekti sai juba siis, ma olin siis riigieelarve kontrolli komisjoni esimees, sai teravalt kritiseeritud kui sisuliselt korruptiivselt. Aga me ei teadnud neid asjaolusid. Ja probleem on selles ju, et kui valitsust moodustada, siis kogu EKREIKE oli seotud selle Porto Francoga. See, et Kõlvart, spetsiaalsed ja Keskerakond on eraldi seotud, see selgus hiljem. Esialgu võis arvata... See seotus ei ole veel lõplikult selge, ma täpsustangi, et üldiselt paistis see rohkem välja ju rahandusministri probleemina, kuna raha anti imelikult. Aga see, mis poliitilise kultuuri sisu on see, et kohtuotsust ei olegi vaja. Ei ole isegi teise astme kohtuotsust vaja, on fakt, et need kohtumaterjalid olid väga koledad ja selles on asja. Selles on poliitiline vastutus. Mart Helme, kuidas siis on? Praegu jääb siit selline mulje, et teie põlle esine on ka plekiline. No, kõige toredam, et seda räägib inimene, kelle ajal toimus kõige ulatuslikum rahapesu läbi Eesti pankade. Sinu ajal ka, sa olid ka sel ajal. Ja ma tõesti elasin. Planeedil Maa ma sel ajal elasin, täitsa õigus. Aga Porto Francole ei antud raha. Porto Francole anti laenu, tead sa, mis vahe on raha andmisel ja laenul? Poisid. Palun lase rääkida, ma ei seganud vahele. Täpselt samamoodi anti Tallinkile laenu, täpselt samamoodi anti veel mitmele väga olulisele ettevõttele, mis säilitasid töökohti ja kogu selle koroona ajal säilitasid majanduskeskkonda. Aga Tallinna juurde tagasi tulles. Konkreetne kinnisvaraprojekt sai laenu, mitte ei saanud raha. No mida sa vaidled? Võtame klaasi vahele ja rahuleme korraks maha. Jürgen Ligi võtab lonksu. Valesid ei loobi mitte mina, vaid sina. Nii, lugupeetud poliitikud, korraga rääkimisest on selles mõttes jube vähe kasu, et keegi saa mitte midagi aru. Ja seetõttu me läheme lihtsalt debatiga edasi. Ja, no läheme tänasesse päeva uuesti ikkagi, sest et Keskerakonna võim on kukkunud, uue koalitsiooni moodustamine justkui käib. Urve Palo, milline see Isamaa taktika siis on? Venitate läbirääkimistega seni, kuni kõik partnerid teie tingimustega nõus või? Meie küll ei venita. Me oleks nõus homme kokku leppida. Homme võib-olla keeruline, sest et meil homme Tallinna juhatus koguneb. Et kui selleks ajaks on mida arutada, teoreetiliselt võib väga ruttu kokku leppida, aga me oleme tõepoolest pannud lauale ühe väga konkreetse ettepaneku, mis puudutab seda, et kasutada ära see ajaaken, mis on tekkinud, kus parlamendi tasemel ka erakonnad enamus on tegelikult olnud ju sellega nõus, et kolmandate riikide kodanikelt võtta ära valimisõigus ka kohalikel valimistel. Ma arvan, et selleks on saabunud aeg, kui mitte viimane aeg. Et ma ei näe mitte mingit loogikat, et kolmandate riikide kodanikud, kes ei või parlamendi valimistel valida, võivad kohalikel valimistel valida. Mis loogika seal on? Kuidas see munitsipaalpoliitikaga seotud on? Vägagi seotud. Esiteks, me oleme siin kõik poliitikud. Esindame erakondi, esindame oma valijaid ja maailmavaadet. Ja poliitikat tehakse seal, kus seda teha annab. Seal hulgas parlamendis, seal hulgas kohalikul tasemel ja kui on tekkinud võimalus nii oluline küsimus Eesti jaoks ära lahendada sellisel moel, siis tuleb seda akent lihtsalt kasutada ja kui me ei saa ju öelda, et kolmandate riikide kodanike valimisõigus ei puuduta Tallinnat, see puudutab ju väga. No Tanel Kiik, kas see nagu pisut selline varjuteater ei ole, et ühest küljest Isamaa esimees luges üles läbirääkimiste tingimusteks peaaegu, et kõik universumi probleemid ja siis Läänemets omakorda vastu avaldas nördimust, et miks juba täna põhimõtteliselt Jevgeni Ossinovskis ametisse astuda. Kui kindel Ossinovski saamine linnapeaks üldse on praeguse seisuga? Kindel on see, et Tallinnasse uus võimuliit tuleb ja ma arvan, et see on selles mõttes positiivne, et nagu öeldud, annab võimaluse värske pilguga eeskätt just Tallinna asjadele peale vaadata. See, et me arutame siin, ütleme ka niisuguseid riigitasandi teemasid, ausalt öeldes päris, tõsiseltvõetav ei ole. Ehk et sama hästi võiks siis sotsiaaldemokraatlik erakond tulla öelda, no nii, me tahame teha astmelist tulumaksu, see puudutab iga Tallinna elanikku, me tahame teha universaalset ravikindlustust, me tahame võib-olla teha mingit üleriigilist liikuvusreformi, need on riigitasandi teemad. Rääkimata sellest, et see konkreetne valimisõiguse teema puudutab veel põhiseadust. Ehk hakata Tallinna linna koalitsiooni kõnealustel leppima kokku põhiseaduse muutmist, see ei ole ju tegelikult adekvaatne, seda ei saa olla üks osa
Tallinna linnakoalitsiooni lepingust. Nii et neid teemasid meie hoiame väga selgelt lahus. Me oleme valmis arutama kõiki Tallinna teemasid, linna meedia kärpimist, paremat transpordi korraldamist, liinivõrgu küsimusi, öeldud ära, et minu hinnangu tasuta transport peab säilima, vaatame, kuidas toetada eakaid, kõiki neid teemasid, mis puudutab Tallinnat, Tallinna linnaeelarvet, Tallinna linnavolikogu otsustustasandit, aga me ei saa leppida kokku Tallinna koalitsiooni kõnelustel põhiseaduse muuta. Selge, aitäh. Jürgen Ligi, te olete aastaid olnud mitmesuguste koalitsioonide moodustamise juures Toompeal. Ja öeldakse, et vana koalitsiooni lagun enne, kui uus olemas on. Kas Tallinnas siis on uus olemas või? No, ma arvan ikka tegelikult on, et see trikitamine on siuke respublika komme, et tuua täiesti kõrvalised asjad, lugeda oma jutupunktid üles, aga on selge, et põhiseadust me Tallinnas ei muuda. Ja tegelikult on ju, tuletan meelde, see oli umbusaldusavaldus. Seda ei saanud teha, jätta tegemata, kui usaldus oli lõplikult kokku kukkunud. Isegi kui ta poleks hääli koos olnud, ikka oleks tulnud ta teha. Ja nüüd on tõsi, väga väike napp enamus, seda on keeruline uut valitsust kokku panna, aga kindlasti me ei aruta seal põhiseaduse muutmist, et see on trikitamine. Andrei Korobeinik, suur osa EKRE saadikutest ei välista mitte midagi. Kas siis teil omavahel läbirääkimised käivad ikkagi või? Meil omavahel läbirääkimised käinud siis, kui meil oli sotsiaaldemokraatidega koalitsioon, aga Jürgeniga ma olen täiesti nõus, tõepoolest kokkuleppe sellest olemasolevast koalitsioonist on tehtud ennem, kui see Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon lagunes. Nii ta on. See, et Jevgeni Ossinovski läheb linnapeaks, seda ma isiklikult väga sügavalt ei usu. Ta ei ole nii naiivne, et paariks kuuks minna Tallinna juhtima, nii et ma usun, et me näeme siin mõnda sotsiaaldemokraatik, keda pannakse lihtsalt tanki paariks kuuks, aga eks tulevik näitab, ma arvan, lähitulevik. Ja tõepoolest Keskerakonna eesmärk on ikkagi välistada seda, mida Reformierakond on teinud Eestiga. Et Tallinnas oleks tasuta ühistransport, Jürgen, mida Reformierakond tahab tühistada. Välistama hakkab praegu, kui te olete võimult tagandatud, et kellega koos te võimuliitu teete siis? Meil on praegu 33 häält, varsti suure tõenäoliselt 34, nii et seda matemaatikat, ma arvan, oskavad isegi sotsiaaldemokraadid teha, no Jevgeni Ossinovski ees. Võtate EKRE saadikud juurde? Ja selles mõttes me kindlasti, kui me jätkame võimul Tallinnas, siis meil on ikkagi oma programm. Kas läbirääkimised EKRE-ga käivad? Ei, läbirääkimised EKRE-ga praegu käivad läbirääkimised siis siin 4 erakonna vahel, et meie oleme nüüd umbusaldus on tehtud, eks ole, ja ei, ma mõtle, et meil käivad. No ta küsib kogu aeg sinu käest. Ja meie kindlasti tahame välistada seda, et Reformierakond Tallinnas tuleb võimule. No kas selle jutul Mart Helme on siis sisu või ei ole siis? Ei ole, seal ei ole mingit sisu. Meie kirjutasime küll alla umbusaldusele, sest et me tõepoolest arvame, et Tallinnas on Keskerakond liiga kaua võimul olnud, aga me ei toeta, nii nagu me ka ütlesime enne, me ei toeta seda punarohelist eurofanaatilist uut linnavalitsust ja ausalt öeldes no nad saavad selle kokku muidugi tati ja traadiga. See teeb kokku pruuni ju. Aga kui me nüüd vaatame ikka seda jõudude vahekorda, siis kui meil ikkagi midagi ei meeldi koos Keskerakonnaga, siis me väga suurepäraselt saame seda blokeerida, mis tähendab seda, et teie lugupeetud peate istuma kõrvade peal seal kogu aeg ja vaatame, et teil iga viimane saadik igal viimasel istungil on kohal, sest vastasel korral võib tulla hops mingi umbusaldus või mingi asi ja te kukute kolinal. Marek Reinaas, no see punaroheline eurovalitsus kõlas muidugi ka lennukalt, aga kui me nalja kõrvale jätame, siis oleme ausad, et kui läbirääkimised on ummikus enne algust, et see nagu hea märk ei ole. Läbirääkimised ei ole mitte kuidagi ummikus ja mina olen enam kui veendunud, et koalitsioon sünnib ja Eesti 200 on igal juhul soovib, et see toimuks võimalikult kiiresti. Ma pean tunnistama, et tõepoolest Isamaa venitab seda protsessi ja ma ei mõista, mis selle mõte on, sest kui sa juba annad allkirjad umbusaldusavaldusele, siis sa ilmselt peaksid ütlema ka B, ehk siis olema valmis istuma laua taha ja hakkama läbi rääkima, ilma et juhatus selle jaoks kokku tuleks. Nii et uus linnavalitsus tuleb, ma arvan, et mis tooni ta on,
siis see ei ole üldse nagu oluline, ma arvan, et see on üks väga kaunis ja kirju seltskond. No Urve Palo siit kostus juba esimese päeva õhtul, kui päev õhtusse pole veel jõudnudki, juba koalitsioonipartnerite, võimalike koalitsioonipartnerite nurinad, et miks te siis ikkagi venitate seda protsessi? No esiteks head sõbrad siin teisel pool. Kas te tõesti arvate, et meil on, või üldse riigil on usaldus teie sellise retoorika vastu, et teeme ruttu midagi? Sellepärast, et aasta tagasi te tegite midagi väga ruttu ja neid tulemusi me oleme siin kõik näinud ja need kohe üldse ei meeldi. Eesti majandus on stagnatsioonis, ma ei hakka kõike üles lugema, inimeste toimetulek on oluliselt kahanenud nii edasi ja neid otsuseid tegite väga ruttu, sest oli kiire ja ruttu viisite ellu ja nüüd see siis on käes. Nüüd on sama retoorika, teeme ruttu, nagu ma ei tea, mis siis juhtub, kui me rahulikult arutame. Talupoja mõistust kasutame, läbi ja mõtleme kõik korralikult, sealhulgas arutame ka seda, et mis siis ikkagi oleks, kui teeme ära selle ammu lubatud asja, et valimisõigus kolmandate riikide kodanikel lõpeb Eestis. Urve Palo, kas te sellega olete nõus, et see... Meie ei tõmba punaseid jooni. Punased jooned tulid siit praegu. No tänase päeva õhtuks oli tuba punaseid jooni täis tõmmatud, et kas te sellega olete nõus, et Reinsalu jagas neid punaseid jooni üsna lahke joonega täna ERR-i intervjuus? Ei, ma kuulasin seda intervjuud kohe huviga, ma sõitsin täna Lõuna-Eestisse tagasi, et mul on 300 kilomeetrit või 600 kilomeetrit täna läbitud ja aeg oli kuulata kõiki saateid. Ja ma kuulasin, mina ei lugenud sealt ühtegi punast joont välja, et pigem oli sama temaatikat, arutame punast joont, et see on punane joon, pole olnud, aga kui teie ütlete, see on punane joon, siis siis tekib ju selline reaktsioon ka vastu, et oot, miks te siis arutama isegi pole valmis hakkama, siis te ütlete, vaja on kiirustada. Maksutõusud on Eestit koormanud siin terve aasta, tulemas on veel, me ei tea, mida te plaanite kohalikule omavalitsusele, me tahame enne teada, kui me kokku lepime, et pärast ei oleks probleeme. Ja aitäh, Urve Palo. Tanel Kiik, no mis siis on see, mida peaks linnas muutma, et sotsid on tegelikult ju linna tüüri juures olnud, mida teha tahate? Ja, ma arvan, tegelikult laias laastus Tallinna linn on olnud adekvaatselt juhitud. Ja see, kui läbirääkimisi nüüd alustada, siis oluline on ka aru saada sellest, et me saame läbi rääkida nende asjade üle, mida otsustab Tallinna linnavalitsus, mida otsustab Tallinna linnavolikogu. Me ei saa läbi rääkida selle üle, mis on riiklik maksupoliitika, mis on, ma ei tea, põhiseadus, muud asjad. Kahel põhjusel, et tegelikult linnavolikogu Keskerakonna fraktsioon on järjepidevalt kahanenud. Sealt on lahkunud kokku 7 inimest tegelikult, jah, natuke on tagasi tulnud siin EKRE-st ja nii, aga reaalselt see kahanemise trend on olnud pidev. Riigi tasandil on see veel kiirem on tõesti, 16 Keskerakonna fraktsiooni liikvest on järel 6 ehk 10 lahkunud, ehk tegelikult ei olnud usku, et see koalitsioon püsiks. Ja teine põhjus, mis tõepoolest tuli nüüd hiljem, oli sama ringkonnakohtu otsus, kes on sellega ma lugesin selle läbi, ma soovitan kõigil seda teha, et tegelikult selle pinnalt teha nägu, et midagi pole juhtunud ja vaadata nii-öelda kõrvale, no seda polnud lihtsalt adekvaatne. Sotsiaaldemokraatliku erakonna nii Tallinna piirkonna juhatus kui üle-riigine juhatus jõudsid konsensuslikult sellele otsusele. Mis puudutab nüüd neid nii-öelda punaseid jooni, siis ei, me ei ole mingit jooni tõmmanud, meil on väljanud seisukohad ja loomulik ja loogiline on see, et me ei hakka ju Tallinnas arutama, ma ei tea, riigipoliitikat, Pärnu poliitikat, Tartu poliitikat. Tallinna elanikud ootavad meilt selged otsused, mis puudutab Tallinna elanikke, mis puudutab seda, mis on võimalik selle 1,5 aastaga ära teha linna tasandil kohalike inimeste heaks. Kuulge, aga poliitika on väga põnev, aga Liisu tõstad sa erakordselt olulise küsimuse, mis pealinnas muutuma peab? Marek Reines. Ma suurema hea meelega räägin seda, et muuseas ilmselt mina olen ainuke siin seltskonnas, kes nendel konsultatsioonidel ka viibis. Ma pean tunnistama, et seal oli väga sõbralik ja mõistev seltskond ja arusaamine sellest, mis Tallinnas muutma peab. Ja ma arvan, esimene asi ja väga põhimõtteline asi on just nimelt see, et Tallinnas peab muutuma poliitiline kultuur. Ehk siis see, mismoodi siiamaani on Tallinnat valitsetud, ei ole olnud väga mõistlik ega... Tõlkige selle tavalisele vaatajale ära, mis muutuma peab? Vabandust, kui keegi on lugenud seda sama Porto Franco dokumente selles asjas, siis ta saab aru, mismoodi Tallinnas asju ajada. Ja sellisel moel ei tohi asju ajada. Ja see, et tuleb lõpetada see korruptsioon, tuleb lõpetada mingi enda inimestele raha sokutamine läbi eelarve, see tuleb lihtsalt ära lõpetada. Ja sellega olid absoluutselt kõik nendel konsultatsioonidel osalenud erakonnad nõus. Kuidas te saate kinnitada, et uus koalitsioon ei jätka seda toiduahelat, et omad mehed ei panda sinna ametisse, kus vaja? Vabandust, aga ma arvan, et
uuel koalitsiooni, vähemalt nendel erakondadel, kes seal on ja kindlalt võin ma öelda seda Eesti 200 kohta, ei ole sellist praktikat, et me ehitaksime 18 aastat mingit sellist süsteemi, kus praktiliselt vist oli 500 Keskerakonna kandidaadist viimastel kohalikel omavalitsuste valimistel 200 said moel või teisel riigi käest, õigemini vabandust, Tallinna linna käest raha, eks ole. Kui see ei ole miskit laadi ämblikku võrk, mismoodi rahastatakse oma erakonda, siis see täpselt see on. Andrei Korobeinik, kui palju siis inimesi seal Keskerakonna toiduahelas on? Ja see on hästi huvitav, et ma arvan 500 kandidaati oli kokku siin terve seltskonna peale, et mitte Keskerakonna kandidaati arvust rääkides, et aga noh... Ma arvan, Mareki number on õige tegelikult. Ma arvan, et see on väga õige number. Kohalike valimiste Keskerakonnas kindlasti kandideerinud. Tallinna linnas oli... Palju seal toiduahelas oli? 300 oli seal. Et nüüd... Porto Franco materjalid olid avalikud esimesest kohtuistungist alates, et nüüd see sotsiaaldemokraadid avastasid neid siis, kui teine siis kohtuaste tegi otsuse, see on puhtalt silmakirjalik retoorika, mis on suunatud lihtsalt sellele, et nad on avastanud, neil on hääled koos, teeme ära. Nüüd tuleb ka kolmas otsus, mis võib olla nii ja naa, ja siis kindlasti sotsiaaldemokraat ei ütle, et aga noh, tegelikult midagi ei olnud, et see otsus ei ole absoluutselt seotud Porto Franco. Andrei, aga kas see on okei, mis seal selles toimikus kirjas on, et nii peabki linna juhtima? Selles toimikus oli see kirjas juba 1,5 aastat tagasi. Jah, aga kas see on okei, mis niimoodi juhitaksegi linna? Ja see, kas see on okei või mitte, seda otsustab ilmselt kohus. Kohtuotsust ei ole vaja usaldamises. Kohus ei ole ostunud, et kaebus estakse ja siis tuleb otsus. Ja nüüd, kui räägitakse sellest, et Keskerakond on võimul Tallinnas hästi pikalt, Tartus on Reformierakond olnud oluliselt pikemalt, keegi sellest absoluutselt ei räägi, et see on täiesti normaalne olukord, sellepärast, et see on Reformierakond, aga Keskerakond on väga suur probleem. Andrei Korobeinik, mul on põhimõtteline küsimus. Jah, kohus otsustab, aga kodanik Andrei Korobeinik, kas te peate õigeks, eetiliseks ja moraalseks kõike seda, mida on tehtud, nii nagu seda on tehtud, nii nagu seda Porto Franco otsusest lugeda? On see kõik olnud okei teie kui kodanik Korobeiniku hinnangul? Kui küsimus on selles, et mis on süüdistuse sisu, et üks inimene viis kokku ülejäänud 2, siis minu hinnangul on see okei. Esimene kohtuaste arvas ka niimoodi, teine arvas teistmoodi, mida arvab kolmas, seda ma ei tea. Aga kui rääkida sellest, millest Jürgen rääkis näiteks laenu andmisest, eks ole, see absoluutselt ei puutu antud kohtuasjasse, see oli koroona ajal tehtud otsus. Ja see on puhas spin, mida Jürgen siin... Aitäh. Ja, Mart Helme, kas on võimalik Tallinnas muuta siis seda süsteemi, kuidas ametikohti täidetakse, et need oleksid täidetud avalike ausate konkursitega, mitte poliitiliste inimestega? No, eks see neil raskelt läheb. Esiteks, kui me võtame Eesti 200, neil pole inimesi, keda kuskile panna. Sotsid muidugi saavad hakkama sellega, nad on sellega juba tegelenud ka Tallinnas siin Kõlvartil on olnud vaja ju sotsi ja seetõttu on antud ka sotsidele toiduahela jupikesi. Nii et küll te hakkama saate ja Isamaa on tuntud toiduahelate ehitaja, nii et selle koha pealt ma arvan, et küll nad hakkama saavad. Mul ei ole kahtlust, aga ma tahaks mõned asjad, mis siin on läbi jooksnud. Esiteks muidugi see hääleõiguse äravõtmine. Meie põhimõtteliselt toetame seda. Aga see ei ole praegu see teema, mille saab lahendada Tallinna linnavolikogu. Aga millal siis on? Kogu aeg ei ole õige aeg. Kallis kolleeg, see tuleb tuua sellisel juhul Riigikokku ja Riigikogus lahendada. Aga Riigikogus on meil niimoodi. Ma tuua mõned näited. Me esitasime äsja just ühe eelnõu, et kõik meie igasugused ametlikud koduleheküljed ei oleks enam venekeelsed. Me olime ainsad, kes seda toetasid. Et need venekeelsed koduleheküljed kaotataks. Isamaa saadikuid polnud isegi saalis, rääkimata sellest, et nad oleks toetanud meid. Ei toetanud. Königsbergi ajaloolise nime taastamise eelnõu esitasime. Keegi ei toetanud, mitte keegi ei toetanud. Aga nüüd on populistlik hobune. Võtame Tallinna volikogu otsusega ära hääleõiguse Vene kodanikelt. No kuulge, see ei ole ju mõistlik. Nii, aga läbi räägivad ju samad inimesed, kes on ja siin mõned asjad veel mul lihtsalt ei anta jälle nii palju aega. Kõike ei ole. Täiesti võrdselt ära ilme. Tanel Kiik, aga siit kõlas küsimus ka tegelikult, et kui sügavalt siis sotsid on sellest nõnda nimetatud toiduahelas sees, olete mõnda aega linnajuhtimise juures olnud? Sotsiaaldemokraatlik erakond
Keskerakond, ma arvan, on toonud positiivset muutust Tallinna juhtimisse. Juba see, kui on kaks parteid, paratamatult tähendab, et on dialoog, on debatt, on arutelu, on ka otse öeldes selline teatud mõttes, heas mõttes kontroll kas või selle üle, et kui palju siis täpselt meediat nii-öelda ühe või teise erakonna kasuks kallutatakse. Et selles valguses Sotsiaaldemokraatlik erakond on kindlasti valmis kõiki neid küsimusi arutama, et mis puudutab oma revisjoni, ma arvan, mis puudutab linnameedia kärpimist, vähendamist, teatud kohtades kulude kokkuhoidu, absoluutselt, et neid teemasid mitmeid olid sotsid ka omal ajal lauale pannud, mis toona nii-öelda Keskerakonna läbirääkides läbi läinud, eks nüüd on võimalus tegelikult needsamad ka enda ettepanekud uuesti välja tuua. Mis puudutab korra see Riigikogu, siis on natuke naljakas kuulata, kuidas EKRE siin võitleb, eks ole, Königsbergi eest, väga tore, mulle ka see eelnõu täitsa meeldis, aga siis kui on olulised eelnõud, kui on näiteks hääletada konkreetselt Ukraina aitamisel, Ukraina toetamisele, siis te teete massiliselt sinna muudatusettepaneku, siis te teete obstruktsiooni. Ehk sel hetkel, kui on päriselt vaja võtta mingit seisukohta Ukraina poolt ja Vene vastu, siis te töötate vastu. Ja siis tegelete mingisuguse tiluliluga, eks ole, et võtame siin kodulehtede keeled maha, midagi muud taolist, mis tegelikult midagi paremaks ei muuda, aga saab nende rusikud vastu rindada. Too palun üks ainus näide. Te ära need eelnõud, lõpuks suure hädaga võtsite tagasi need, eks ole. Ukrainaga seotud eelnõud järjest, blokeerisite ära. Loomulikult, kas ma tohin õiendada? Alles too näide, nüüd ütles loomulikult. Las Mart klaarib ära ja siis lähme edasi. Loomulikult me olime seda meelt, et mingisuguse rahvusvahelise organisatsiooni kaudu ei hakata Eesti maksumaksja rahaga väidetavalt Ukrainat toetama. Loomulikult me olime selle vastu. Me ei ole seda meelt, et mingi arengupank, me suurendame oma osalust seal ja väidetavalt hakatakse sealt toetama Ukrainat. See on ju mingi püramiidskeem. Me ei toeta sellist asja. Aitäh. Meil on lubatud vaatajatel rääkida täna ka suurest rahast ja otsingud riigieelarve aukude katmiseks jätkuvad ja nii palju kui mina tean, siis päris lõplikku lahendust veel ei ole. Ja üle miljardi tublisti on väidetavalt siis puudu. Tanel Kiik, Kaitseministeeriumi asekantsler, ütles hiljuti, et kaitsekulutuste tõus ei ole põhiline põhjus, miks riigieelarves raha puudu on, sest ka muud kulud on suurenenud. No miks ei ole siis koalitsioon suutnud neid kulusid kontrolli alla saada? Enne see vastab tõele, et kahtlemata on suurenenud nii riigikaitsekulud märkisväärselt, aga on ju kasvanud ka avaliku sektori palgafond, pensionitõusud on tähendanud lisakulusid, peretoetuse tõstmine ja need väga paljud asjad tegelikult kõik on olnud vajalikud otsused. Mis on lihtsalt sotsiaaldemokraatide positsioon olnud nii enne valimisi kui praegu, on see, et meil tuleb ka vaadata nii-öelda tulude poolele peale. On ta siis astmelise tulumaksu kehtestamine, on ta riigikaitsemaks, mis eeskätt oleks suunatud siis jõukamale osale ühiskonnast, ehk neile, kes jaksavad panustada, on ta muud sellised ettepanekud kuni võib-olla maksuküüru nii-öelda kaotamise edasilükkamise äraetmiseni, mida ma isiklikult pean õigeks, see on nüüd minu seisukoht, ehk siin on võimalik sellised tulupoole ettepanekud olnud mitmeid ja paratamatult riigil tulebki vaadata mõlemad, nii tulusid kui kulusid. Ja Jürgen Ligi katteallikaid otsitakse, kas magusamaks ja trahvimäärad on siis sotside või koalitsiooni algatus, kui konkreetsemaks minna? Ma arvan, et magusamaks on sotside oma, aga ega me printsipiaalselt selle peale väga tigedad ei ole, sest probleemi on, et suhkur on odav ja suhkrut tarbitakse liiga palju. Iseasi on see mehhanism. Ma tuletan meelde, et magusamaksu võttis ju esimene Ratase valitsus ka vastu. Et see lihtsalt president ei kuulutanud välja mingi tehnilise asja pärast. Et see ei ole asi, mis on kõige tähtsam. Trahvimäärad, seal saab alati vaielda, aga eks nad ole jäänud selles mõttes paigale võrreldes sissetulekutega, et on ka arusaadav, kui need aeg-ajalt üle vaadatakse. Meie loomulikult näeme vajadust eelarve seisu parandada, selles on koalitsioon ka kokku leppinud ja probleem siiski ei ole selles, milline konkreetne artikkel on eelarve lõhkeajanud, vaid see, et eelarve lastigi lõhki tühistades reegleid. 2016. aastast on see sisuliselt ju lastud minna lihtsalt. Vahepeal olid kriisid, jah, aga 2016. aastast hakati eelarve miinust käristama, mida enne reeglid ei lubanud. Ja Marek Reinaas, Eesti 200 on seisnud selle eest, et oleks selline eelarve revisioon, ülevaade, kuhu raha läheb. No kuhu valitsus raha pani, siis on teil see selge pilt? Jah, on küll ja ma arvan, siin koha peal oli võib-olla Jürgeni katkestamine mitte päris õige, sellepärast et ta kirjeldas väga täpselt seda, mis juhtus viimased 5-7 aastat, ehk siis
tuimalt lihtsalt jooksvaid kulusid tõsteti, ilma et oleks kordagi vaadatud sinna tulupoolele, majandus kasvas ja iseenesest ei olnud nagu midagi hullu. Praegusel hetkel lihtsalt need asjad jooksid kokku. Üle-eelmisel aastal tõsteti jooksvaid kulusid eriti mehiselt, kuna valimised olid tulemas ja praegu kahjuks tuli selle peale majanduslangus ja tuli selle peale veel sõda, kus tuleb kaitsekulusid tõsta ja seal me olemegi. Ja selles mõttes Andreil oli õigus, et Eesti 200 tuli ja vaataski sellele eelarvele otsa ja põhimõtteliselt see on üsna jama, mis seal toimub, eks ole. Ja tuleb teha väga selgeid, väga vastikuid ja hirmsaid otsuseid, aga ma arvan, et sellisel moel edasi lastes lihtsalt me jõuame üsna pea sellisesse olukorda, kust enam tagasi ei pääse. Lihtsalt mul on ettepanek, kui saateaeg on suhteliselt napp, et meil need ajalootunnid on küll väga vajalikud, aga teeme nad pigem lühemalt. Mart Helme, kas teie vaatest eelarveauk on üldse suur probleem ja peaks sellega tegelema? No eks ta ikka on probleem, aga probleem on tekitatud ju sellesama valitsuse ja kui siin on juttu, et 5-7 aastat on kulutatud, no sellest viimasest 5-7 aastast on 3 olnud Reformierakonna poolt juhitud valitsus ja nüüd 2 aastat ka teie osalusel valitsus. Nii et miks te olete tõstnud neid kulusid ja kui räägitakse kaitsekuludest, siis minu arvates oli see üks Luminori analüütik, kes ütles, et kaitsekulud praegu kogu riigi üldkulude kasvust moodustavad ainult 17,5%. Et ei maksa kõike ajada siin Ukraina sõja kaela ja küsimus on ju väga lihtne. Tanel tahab siin rikkaid maksustada, no tore, aga kui palju neid rikkaid meil üldse on? Kui palju neid rikkaid meil on? Te teete neid kogu aeg ju vähemaks. Kui meil ei ole majandust, kui meil ei ole ettevõtlust, kui meil ei ole tööhõivet, siis ei ole ju kuskilt seda maksu võtta. Teil on selline ettekujutus, et kusagil on mingisugune rahaautomaat, kuhu on peale kirjutatud kodanike maksud ja muudkui sealt võtame aga. No sellist rahaautomaati meil ei ole. Kodanike maksud tulevad tööhõivest, palkadest ja kõigest sellest, mida maksavad firmad riigikassasse. Ja loomulikult ka käibemaksud ja nii edasi, aktsiisimaksud. Aga kui te hävitate ettevõtluse oma täiesti arulageda maksupoliitikaga, siis teil ühel hetkel ei ole kuskilt enam ka seda maksuraha võtta. Rikkaid inimesi ei ole Eestis nii palju. Aitäh. Urve Palo, no koalitsioonil on mitu lennukat maksude tõstmise ideed. Kui arusaadav teile selline maksude tulude leiutamine? No kõigepealt täitsa siiralt, et inimesed tuleks sellest maksutõusude oravaratast nüüd küll juba vabaks lasta, sellepärast, et ühtegi maksutõusu enam ei ole inimesed valmis kuulama, aga neid tuleb veel nagunii. On tulemas automaks, mis läheb jälle hindadesse sisse, sellepärast, et ettevõtetel on palju autosid, millega kasutad, mis on, ma ei tea, müügimehed sõidavad autodega ja nii edasi. Et see läheb ju kõik kuludesse. See läheb omakorda tootmishindadesse ja omakorda tarbija rahakotti, nii et siis teil on prügimaksu tahate tõsta. Nüüd te räägite limonaadimaksust, et stopp. Et kui te tahate päriselt midagi teha inimeste heaks, et nad tarbiksid vähem magusat, rasvast, vaataksid vähem arvutit ja nii edasi, siis seda tehakse muul moel ja magusast rääkides. Mujal maailmas on üsna levinud, et sa paned näiteks nendele toodetele, kus on rohkem suhkrusisaldust, sa paned sildid peale, kus on näha, et tähelepanu, siin on rohkem suhkrut. See on väga hea võimalus. Miks te selle maksu tegite siis? Mina pole seda maksu teinud. Aga teie kritiseerite. Sellise valitsus vaadake, antud hetkel te ei ole lihtsalt enam usutavad, et natuke meenutate oma selle jutuga ühesugune plaat, ma saan aru, te hoiate kokku, see on kiidu väärt, aga natuke seda laulu, lastelaulu, kolmekesi tuleme präänikute maalt. Et ühesugune jutt, aga tegelikult ei ole enam usutavad. Ja inimesed ei kannata enam ühtegi maksu välja, see aeg on nii halb. Andrei Korobeinik, kuna me pole nüüd siin mõnda aega saates kohtunud, siis ma igaks juhuks küsin jälle üle, et siin automaks ja limpsimaks ja et kas mõni nendest maksudest on teile vahepeal järsku meeldima hakanud? Ja, no teil on valik põhimõtteliselt lihtne. Kas võtta raha sealt, kus raha on? Et näiteks pangamaks on 500 miljardit, rikastele maksutuluste ärajätmine on 470 miljonit, riigisektori vähendamine on 300 miljonit, digimaks, mis võtab raha Facebookilt ja Google'ilt reklaami eest on 20 miljonit, mis on suurem kui suhkrumaks näiteks. Ja tõepoolest selle asemel võetakse raha pensionäridelt, 180 eurot rohkem maksab iga pensionär nüüd iga aasta. Tulumaksureformi abil, mida Reformierakond siis teostab 1. jaanuarist alates, saab iga Riigikogu liige 500 eurot kätte. 3 pensionäri
üks Riigikogu liige. Suhkrumaksu puhul põhimõtteliselt eesmärk on see, et need ülekaalulised inimesed hakkavad riigieelarvet täitma. Aga reaalselt, kas te teate, palju riik annab ühe koolilõuna eest koolile? Mis see summa on? Et palju üks laps saab siis süüa päevas? No öelge ära. 1 euro. No. Ja tõepoolest kõige soodsamad kalorid ongi suhkur. Kui te tahate tõepoolest, et lapsed oleksid tervislikumad, siis tõstke toidulõuna hinda. Seda eelnõud me oleme esitame uuesti, aga koalitsioon paraku vedu ei võtta. Inflatsioon oli veerand sisuliselt nende aastatega. Viimati tõstis koolilõuna hinda Keskerakonna valitsus 84 sendist euroni. See on siiamaani 1 euro. Koroona on läbi, inflatsioon on läbi, see on siiamaani 1 euro. Siin on üks põhimõtteline vastasseis, et Tanel Kiik, on see siis tervisekäitumist suunav maks, kui me räägime limonaadimaksust või magusamaksust, või lihtsalt raha on eelarvesse vaja? No tegelikult see konkreetne maks eeskätt loomulikult teenib tervise eesmärki, ehk ta ei ole väga suure fiskaalse või rahalise mõjuga. Ja kui vaatame tõesti neid rasvuse näiteid, meil on 1/3 kooli õpilastest on juba üleliigse kehakaaluga, et tegelikult see probleem igal juhul on. Ja tõsi on ka see, et siin on tõesti mitu erakonda, kes toona Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna, Isamaa valitsuses seda sama eelnõu toetasid ja Urve olid toona ministrid. Ma ütlen, ajad olid teised, sellepärast, et... Ei, nõus, et ajad olid teised, aga printsiibis... Praegu lihtsalt see orava maksutõusu ratas tuleb peatada. Räägime kaupa, oli kokkuleppeni saada. Sõna on sotsiaaldemokraat Tanel Kiigel. Väga tänan. Ehk et kui nüüd vaadata korra seda retoorika erinevust, siis ma siin antud juhul näiteks tahaks Andreid tunnustada, et toob konkreetsed näited, mis on Keskerakonna ettepanekud maksutõusudeks ja maksumuudatusteks, eks ole. Mis neist on üle tehtav, mis ei ole tehtav, selle üle vaielda. Aga mis on Isamaa selline uskumatu selline fenomen, et saatesse käib ja räägib, kuidas kõiki tehakse valesti, pakkumata ühtegi lahendust. Ehk Isamaal ei ole mitte ühtegi ettepanek, kuidas eelarve tegelikult positsiooni väga palju on erinevaid kulusid Isamaa tekitanud siin eelarvesse, see aeg, nad olid koalitsioonis, see sama viimane valitsus, mis oli enne valimisi, väga märkimisväärselt tõstis riigi kulusid ja samal ajal nüüd räägitakse, et see on vale maks, see vale maks, Helme teatas, et rikkad pole üldse olemas, tuleb ma ei tea vaesed maksustada või ma ei tea keda täpselt maksustada, ehk et kus need lahendused on tegelikult? Ma pakun. Tohib? Hea küll, kuna me nüüd nii kaugele jõudsime, 30 sekundiga suudate. No väga raske 30, aga sest ma nii kiiresti, kui Tanel räägib, ei suuda. Aga ma proovin. Et esiteks, nii kaua, kui teil on plaanis jätkuvalt ära kaotada maksuküür, mis maksab aastas 400 miljonit eurot cirka. See on maksu vähendamine. See on puhas kulu rida eelarvesse, nii kaua ei ole üldse teie jutt tõsine sellel teemal, et teil on raha puudu. Teine, nii kaua, kui te ei ole hakanud tõsiselt tegelema sellega, et valitsus kulusid vähendada. Ma toon teile ühe näite. Eestis, ma kirjutasin need üles, et ma jätsin. 42 400 inimest tegeleb Eestis riigiaparaadi igasuguste tegevustega. See on 6,6% kõigist töötajatest. Soomes on see number 4,9%. Taanis on see number 5,5%. Statistikaametist... Kui me oleksime samamoodi, me peaksime lahti laskma kui Soome 11 000 inimest. Taani moodi 7000 inimest. Me ei räägi siin mõnest numbrist. Ehk siis kokkuhoiukohti on küll ja küll. Nii kaua, kui te ei ole sellega tegelema hakanud, ärge tulge... Aitäh, Urve, palun. Tallinnast käsete kokku hoida, aga miks te ei hoia riigi? Aitäh. Marek Reinaas, ettevõtjad küsivad, kuidas on võimalik, et 5 aastaga on riigieelarve kulud kasvanud 50%, no circa ligi 6 miljardit, aga kärpida pole kuskilt võimalik. Kuidas see võimalik on? Eesti 200 on uus erakond Riigikogus ja ka valitsuses. See, et kulud kasvavad, vastab täiesti tõele ja kasvavad liiga kiiresti. Muuseas, viimase 10 aasta jooksul on näiteks Eesti majandus 2-kordistunud. Niimoodi, et iseenesest see, et tänu sellele on võimalik rohkem kulutada, on tore. See, et tõepoolest viimasel ajal on kulutatud ja sealhulgas ma olen nõus, on tegelikult palgatud näiteks sellesama, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja, võeti terve pinutäis inimesi tööle, eks ole, ja seal nad nüüd rõõmsameelselt istuvad. Aga selle jaoks ongi valitsus teinud nii-öelda selle nulleelarve protsessi ja selle, et jõuda lõppude lõpuks mingite mõistlike meetoditeni, kuidas see kärpimine läbi viia. Nii et loomulikult see on võimalik. Ja teine asi, mida tuleb teha, ja siin on jälle
jällegi ma olen Isamaaga nõus, et ega majandus tuleb hoogs sisse anda ja ma arvan, praegune majandusminister on käinud välja täiesti adekvaatse plaani, mismoodi järgmise 10 aasta jooksul Eesti majandus kahekordistada. Ja ma arvan, täpselt sellisel moel ühest küljest tõugates majandust, teisest küljest kärpides kulusid, aga ma kahjuks... Ega mitte ometi tõugates 700 miljonilist investeeringut Eestist? Ma arvan, et 700 miljonile investeeringu kaotus Eestile oli väga tõsine jama. Tegelikult oleks pidanud Kirjanenile sel samal hetkel helistama ja küsima, kuule, vana, mis... Kelle portfellil on majandusministri oma? Eesti 200 portfell. Ma siiralt loodan ja nii palju kui mina tean, siis Tiit helistas talle ka ja küsis, mis värk on. Aga me ju teame väga hästi, et see sama tehas, mida ta nüüd, ütleme, praeguseks ei ole ehitanud veel, aga plaanib ehitada sinna Lätti. Me teame, mis juhtus enam-vähem analoogse asjaga Tartu lähedal. Kuulge, meil on nüüd valida ainult majandusministrit detaili ja suure pildi vahel. Ei ole põhjus. Ma pigem pakun, et me läheks saate viimased 12 minutit suure pildi juurde, sest tegelikult, kui me siin miljoni ja 10 kaupa saeme nii-öelda makse tõstame ja samal ajal me räägime 700 miljonisest nii-öelda kaotusest, mis tooks maksuraha, looks töökohti, siis Andrei Korobenik, kas vastutab ja kes vastutab? Eesti 200 vastutab. Eesti 200 lubas tõepoolest nulli eelarvet, ta lubas vähendada valitsussektorit ja mida me näeme, kriisi ajal on hästi läinud pankadel ja valitsussektoril. Inimesed tulevad aina juurde. Erasektor tehnoloogia lahenduste abil vähendab oma personali, Eesti riik palgab juurde. Ja mida Eesti 200 ütles? Ta ütles, et ta juba aasta aega kirjutab oma pika plaani. Et see võtab veel aega ilmselt, aga ma juhin tähelepanu, et valitsussektori vähendamine kas või Soome tasemele tooks päeva pealt 300 miljonit. Ja seda Eesti 200 ei ole teinud ja ei kavatse teha ka, sellepärast, et maksimum, mida suudada teha, on see, et helistada lihtsalt ärimehele, kes on juba oma tehast ära viinud. Te ei tee mitte ühtegi proaktiivset sammu. Ma arvan, et see ei vasta lihtsalt tõele, Andrei Korobeinik. Sellepärast, et Eesti 200 on olnud valitsuses muuseas praegu täpselt aasta, kas täna või lähipäevadel saab täis ja ma arvan, et Eesti 200 algatused just nimelt, mis puudutavadki nulleelarvet ja kärpimised, ongi need, mis praegu toimivad seal valitsuses. Jürgen Ligi, kas minister peaks minema Raul Kirjaneni jutule nii-öelda müts käes? Pigem ei peaks suures pildis, sest et ressursid on piiratud ja Eestis on mitu puidu pärast võitlevat projekti, 2, mis väga lähedased on. Et teine jätkub ja Kirjaneni plaanide sees oli nii palju, kui on aru olnud saada siiski see, et Lätis ei ole nii tugevat raievastast liikumist, et tal on kindlam toorane baas, aga suures plaanis ma tahtsin öelda, kuhu see riigi raha on läinud. See ei vasta tõele, et kaitsekulud on ainult 17% probleemist. Ei ole, sest et üle 90% kuludest on indekseeritud sisuliselt või juriidiliselt. Seal hulgas on asjad, mida keegi ei julge puutuda, loomulikult ei tahagi, on nagu pensionid, tervishoid, kõrgharidus, eks ole, teadusindekseerimine. Sellised asjad automaatselt kasvavad ja see, kuhu kukuvad uued asjad, nagu see hullumeelne lastetoetuse hüpe, see on väga väike osa eelarvest ja sealt tekivad probleemid ja nende kuhjumine. Ja sõda. Loomulikult seda vaba raha ei olnud. Aga kaitsekulud praktiliselt poole võrra kasvasid, eks ole. 2 millegagi, nüüd on 3 millegagi. Ja sealt tulevad need suured probleemid. Aga majanduskeskkond? Mis sellega on? Meil on probleem sellega, et... Majanduskeskkonnaga on see lugu, et need samad Urve Palo sajatatud asjad, need maksutõusud jõustuvad sel ajal, kui majandus hakkab kasvama. Tänane Eesti Panga prognoos kinnitab, et maksuküüru kaotamine on üks majanduskasvu mootor. Ma ei taha seda keskenduda sellele, aga fakt on see, et see loba sellest, kuidas valitsus on süüdi, Eesti valitsus on süüdi majanduse tapmises, on vale. See on tõesti ainult aasta Eesti Pank ütleb ka, et käibemaksu tõus toob kaasa ikkagi majanduslanguse, et see on kõige süütum maks majanduse seisukohalt üldse, et kui kuskilt võtta, siis kriisiriigid peavadki
käibemaksu tõstma, ma olen paljude riikide kriisiprogrammidega tegelenud rahandusministrina. Tulumaks on see, mis ahistab, aga tulumaks langeb. Nii et selles mõttes on see majanduskeskkonna... Käibemaks tuleb kõige nõrgemaid. Ei, no, see on küüne must seal juure. Põhiline on ikkagi sõda, hinnatõus, Eesti struktuursed probleemid, miks meid on rohkem löödud. Ma pean muidugi Jürgeniga siinkohal mitte nõus olema, et tegelikult tulebki Kirjanenile helistada ja tuleb kõiki ettevõtjaid kuulata. Ja ma arvan, võib-olla nagu see probleem ongi praegusel hetkel see, kus mõned aastad ei ole ettevõtjate nõu kuulatud. No reedesest intervjuust ma sain aru, et ei olnud helistatud, aga see selleks. Nüüd meil üks suur ettevõtja luksub praegu. Mart Helme, mida EKRE taustaga või sõbralikud ettevõtjad räägivad? Mis tegelikult on see, mida kõige rohkem praegu riigi poole vaadates oodatakse? Oodatakse, et ei oleks keeldusid, oodatakse, et ei oleks direktiivseid piiranguid, oodatakse, et ei oleks rohehullust, oodatakse, et oleks odav energeetika, oodatakse, et me saaksime toota elektrienergiat oma Narva jaamades, oodatakse seda, et me tuleksime ära elektribörsilt, saaksime odava energia, kui me saame odava energia, siis me oleme konkurentsivõimelised, siis jäävad ettevõtted ellu, siis hakkavad maksurahad laekuma, aga te selle kõigega ei taha tegeleda ju. Te räägite, et Kirjanenil on vaja helistada. Kirjanen läheb sinna Põhja-Lätti ja Eestist hakkavad puukoormad veerema sinna Põhja-Lätti. Mitte vastupidi. Meie kaotame, oma puitu kaotame, oma tööjõudu kaotame, oma maksutulusid kaotame, sest te ajate siin täiesti jaburat rohepunast poliitikat. Veel kord rõhutan, täiesti jaburat rohepunast poliitikat ja see on kõikide probleemide juurpõhjus. Hästi, Urve Palo, te olete olnud majandusminister ja olete vahepeal ka erasektoris töötanud. Mis on see, mis praegu Eesti majanduse käima tõmbaks? Vaadake, me räägime tihti sellest, et me ootame, et eksportturud taastaksid. Et siis me saame jälle eksportida, sest importiga me rikkaks ei saa, see on selge. Ja me siis ootame, kuidas eksportturud taastuksid. See tähendab seda, et seal siis, ma ei tea, Rootsis tegeleks valitsus sellega, et bürokraatiat oleks vähem, et majanduskeskkond oleks nii-öelda korda tehtud ja stabiilne, et kärpeid tehaks valitsuses, et no ma ei tea, toetusi antakse ettevõtjatele, sest seda väga palju tegelikult arenenud riikides tehakse sihitult, ma pean silmas, et kuidas meelitada investeeringuid ja nii edasi. Ja meie siin lihtsalt teeme kõike vastupidi. Bürokraatiaga ei tegele, kärbetega ei tegele, maksusid mitte me ei langeta, vaid tõstame ja hullumeelses tempos. Ehk siis ebastabiilsus meie ettevõtjatel majanduskeskkonna suhtes ainult kasvab. Kas te tõesti arvate, et sellises olukorras hakkab ettevõtja investeerima? No pigem mitte, sest ta ei tea, mida homne päev toob. Ja niimoodi maksustamisralliga minnes, no tõepoolest, ega me rikkaks ei saa. Tegelikult peab vaatama, mida siis teha. Üks asi on ka, et tegelikult peaks leidma võimalusi investeerida infrastruktuuri muuhulgas. Kuulate, sest et ma kuulsin, et siin majandusministril on plaan jälle tehtud. No tegelikult see plaan, ma vaatasin, ega seal ju midagi uut ei ole. See on plaani pärast jälle. Tahtsin just öelda, et muuseas kirjeldas täpselt seda, mis seal Tiit Riisalo plaanis olemas on. Samasugune plaan oli tal olemas juba septembris, kui ta seda minu vana plaani pikendas, on ju. Ja tegelikult selle vastu hoopiski töötas. Seal oli kirjas, et me kuulame ettevõtjaid, aga tegelikkuselt ei kuulatud. Nii et ettevõtja, mida küsiti, mis nad tahavad, Mart väga palju siin juba rääkis, tõepoolest ettevõtjad tahavad kindlustunnet, ja ega see geopoliitiline olukord meil ju tegelikult ei lähe paremaks. Aga neid sõnumeid, et siin on turvaline ja meie hoolime oma ettevõtjatest, seda saab valitsus siiski anda. Andrei Korobeinik, ma pööran selle arutelu korraks teistpidi. Värske uudis ütleb, et Hollandi ettevõte kaalub miljardi investeeringuid Pärnusse metanooli tehast. Järsku me ikka selline lõputu hädaorg ei ole siis? Ei, see on väga positiivne ja ma arvan, et majandus tõepoolest varem või hiljem hakkab kasvama. Ma olen Jürgeniga nõus, et tõepoolest Ukrainas toimub sõda, mõjutab tervet Euroopat, mitte ainult Eestit. Aga Bulgaaria kasvab, Jürgen. Meid rohkem. Itaalia kasvab. Meid mõjutab rohkem. Leedu, kuidas sa ette, Jürgen, kasvab. Kas sa kardi oled teinud seal, Eesti, Läti, Leedu ja siis Ukraina on allpool. Aga Saksamaa ainult 0,1% tänane uudis. Jaa, aga Eestil läheb kõige kehvemini. Eesti on viimasel kohal Euroopa Liidus. Aga kui Saksamaa on olnud, siis teistel Euroopa riikidel on gripp. Jaa, aga Eestil läheb ikkagi väga halvasti. Ja miks? Sellepärast, et kõik need maksumuudatused võtavad raha vaesemate käest ja jagavad rikkamatele. Pensionärilt võetakse tulumaks, jagatakse Riigikogu liikmetele. Et see jätab just nõrgematele kõige vähem raha ja see on riigi jaoks tegelikult lisakulu. Kui sa võtad viimast ära, siis inimene kaotab tööd, ta läheb
toimetulekutoetuse järgi, nii et see on kõik kokkuvõttes hästi kallis ja see hoiab meie majandust all. Ja, aitäh. Tanel Kiik, palun selgitage seda loogikat, et kui meil on majandus 8 kvartalit languses olnud, kuidas maksutõusud aitavad majandust käima tõmmata? Aus on öelda seda, et ega maksutõusud loomulikult majandust käima tõmbagi. Maksutõus on teinud praegune valitsus sellepärast, et eelarve tasakaalu parandada, mitte sellepärast, et kuidagi majandust elavdada. Kas te teistpidi olete kaalunud, et äkki jätaks maksutõusud? Mina olen isiklikult väga nõus sellega, et eriti kriisi ajal loomulikult riik peabki investeerima ja 2025 pluss eelarvet vaadates peabki ka seda vaatama, kuidas majandust stimuleerida, kuidas sellele kaasa aidata. Näiteks konkreetsed otsused, mis on ka tehtud, konkreetselt energeetika valdkonnas 12 aastaga eesmärk on 5-kordistada taastuvenergia tootmine. Just nimelt selleks, et saab meile konkurentsiõimelise hinnaga elektrit, inimeste jaoks kättesaadavat elektrit ja ka ettevõtjate. Need on teadmine, julgus investeerida, et on kindlustunne, et see elektri on olemas. Mitte nagu need, oleme ausad, tänaseks konkurentsist väljas olevad põlevkivi elektrijaamad. Ma saan aru, et Isamaa räägib, et ehitame veel ühe Enefiti juurde, eks ole, et lausa mitu tükki sellist, mis lõpuks ei tööta. Börsile pääse. Loomulikult peavad olema. On nad siis gaasijaamad, on nad siis alternatiivid, miks biogaas saab ka kasutada, kasutatakse täna juba. Ehk et tegelikult need võimalused on olemas ja selles suunas valitsus on ka otsuseid teinud, kahtlemata nende mõju mõnes mõttes võtab aega, kuna oleme ausad, energeetika valdkonnas on Eesti liiga kaua mõnes mõttes laskunud nagu liugu põlevkivi peal. See on kogu aeg olnud olemas, kogu aeg on sellega tegeleda, aga nüüd, kus CO2 tasud ja kogu see, oleme ausad, ka geopoliitiline olukord Venemaa algatatud nii sõja kui energiasõja tõttu on muutunud, siis on väga raske neid vahepeal tegemata jäänud otsuseid kiirkorras ära teha. Sellega valitsus tegeleb. Mis puudutab nüüd korra ikkagi veel seda avalikku sektorit. Ilus on kuulata seda kõike juttu, kuidas 300 miljonit saab kokku hoida või ma ei tea palju siis täpselt Isamaa hinnangul. Mäletad, Urve, et kui viimane kord oli Isamaa valitsus, kui palju tõusis avaliku sektori palgafond? 2023 aastal, võin sulle öelda, 237 miljonit tõusis palgafond. Ma olen olnud mitus valitsuses, koos Isamaaga valitsus, kus peaaegu kõigi erakondadega siit nüüd. Ja ma ei mäleta, et oleks keegi pannud lauale need 100 miljonit kärpeettepanekuid. Opositsioonis on hea seda rääkida. Mina arvan, et ei ole tegelikult avalikust sektorist võimalik kärpida 100 miljonit. See on politseinikud, see on päästjad, see on õpetajad. Ei ole sellised rahad. Keskvalitsus suhteliselt väike. Ei vastu. Kus need ettepanekud senini on olnud? Kõik erakonnad siin lauad on valitsuses. Ja ei ole tegelikult ettepanekud teinud. Ja viimati Isamaale valitsus avaliku sektori palgafond tõusis üle 200 miljoni püsikulu. Aitäh, süüdistus oli Isamaa suhtes 2 lauset selgituseks ja kohe saab saada läbi. Ma saan seda öelda, et täna on laua peal ettepanek avalike kulutusi vähendada. Eesti riik on paks. See jutt, et Eesti riik on õhuke. Selgitage vaatele, mis see tähendab kulutusi kärpida, et kui siin kõlasid politseinike päästjate palka, keegi kärpima ei lähe. Avaliku haldusega seotud tegevuse kulutused, räägin mina. Need on kõik need ametnikud, kes teenindavad meie maksude laiali jaotamist. Neid on 42 400 inimest. Ei ole. Nende hulgas ei ole arstid, nende hulgas ei ole õpetajad. Ma ei räägi nendest. Ma räägin avaliku haldusega ja riigi aparaadiga seotud tegevustega. Kõik valitsus olnud, keegi teist ei ole neid ettepanekuid. Ametnik on 7000, ära fantaseeri. Kas saab veel ühe sõna? Saab ühe, kui on positiivne programm. Selle taastuvenergeetika kohta. Kallis Tanel, enne kui see taastuvenergeetika hakkab meile andma piisavas koguses energeetikat, on sinna vaja sadu ja sadu, aga võib-olla miljardeid investeerida. Ja seda raha ju ei ole. Ja enne paneme siis need Narva jaamad kinni ja oleme vahepeal üldse tuletukivalgel või? Ja täpselt 2 lauset. Meil on ametnike protsessuaalselt rohkem kui igas Skandinaavia riigis. Kui me jõuame kas või keskmisele tasemele, siis sealt tuleb 300 miljonit. Erasektor vähendab inimeste arvu, kuna tehnoloogia seda võimaldab. Eesti riik ei tee midagi, mitte midagi. Aitäh, head vaatajad. Eesti poliitikamaastik on hetkel kõike muud kui igav. Selline särtsakas arutelu siin täna õhtul oli. Aitäh vaatamast ja rahulikku õhtut!